Tervist, head sõbrad! Eelmises kommentaaris kõnelesin Eesti uuriva ajakirjanduse lipulaevas Pealtnägija väljendatud kahtlustest, et Varro Vooglaiu väike poeg võiks niinimetatult ebatraditsionaalsetest perekondadest pärit laste suhtes vägivaldselt käituda. Pealtnägija lõik ja meie ühine protest vallandas pahameele laine, millele oli sunnitud reageerima nii Rahvusringhäälingu juhatus kui ka saate vastutav toimetaja Mihkel Kärmas. Nädal aega peale Varro Vooglaiu last inkrimineerivat lõiku alustas Mihkel Kärmas Pealtnägijat nii. Tervist, pealtnägijad! Meie eelmine saade ärritas paljusid ja seoses sellega tulebki alustada vabandusega. Läinud nädala intervjuus ütles gei isa Frank, et talle meeldiks elada ühiskonnas, kus Varro Vooglaiu poeg ei ründaks tema last lasteaias ainult sellepärast, et ta pärineb mittetraditsioonilisest perest. Ehkki Pealtnägija pooldab sõnavabadust, oli selle lause eetrisse andmine viga ja me vabandame selle pärast. Me kahetseme seda õnnetut lauset ka seetõttu, et see andis homovastastele võimaluse juhtida tähelepanu eemale fookuselt. Mis on? Olgu need satanistid, skinheadid või samasoolised paarid, kõigil on õigus kohale päikese all. Loodetavasti püsib sõnum selgem täna. Jah, kui jätame välja selle, et Mihkel Kärmas nimetab meid homovastasteks ning annab mõista, et erinevalt Pealtnägijast ei pooldame sõnavabadust, siis tuleb siiski tunnustada Mihkel Kärmas tema võimekuse eest olulistes kohtades viga tunnistada. Siia lisaks tuleb aga anda ka väike repliik. Me ei ole nimelt homovastased, vaid kooseluseaduse vastased. Ja seda käinud sellepärast, et toetame Eesti Vabariigi põhiseaduse 27. paragrahvi ja selle algset mõtet, mis käsitleb perekonda selgelt mehe ja naise abielul põhinevana ja just selle tõttu rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena. Homovastasus ja kooseluseaduse vastasus on kaks väga erinevat mõistet, mille eritlusse võiksid pühendada ennast ka ajakirjanikud. Veel annab Kärmas mõista, nagu ei näeks SAPTK samasoolistel paaridel kohta päikese all. On selge, et selliste tõlgendustega me just soodsat kliimat dialoogiks ei loo. SAPTK pole nimelt kunagi kutsunud üles ühegi inimese hävitamisele, ei tee seda nüüd ega ka tulevikus. Kõikidel inimestel peavad olema võrdsed põhiõigused ja seda homoseksuaalidel teiste kodanike kõrval Eesti Vabariigis õnneks ka on. Kooseluseaduse propagandistid peaksid aga ühest asjast küll aru saama. Abielu mõiste ümbermääratlemine ja selle kaudu devalveerimine on maailmavaateline ja kultuuriline samm, mille vastu on sihtasutus alustanud ka maailmavaatelist ja kultuurilist võitlust. Siinkohal lubatagu mulle aga üks mõtteeksperiment. Kui kunagi peaks Eestis kanda kinnitama poliitiline süsteem, mis kutsub avalikult homoseksuaalsete inimeste hävitamisele, siis oleksime meie ilmselt ühed vähestest, kel jätkuks julgust samadele kristlikele põhimõtetele tuginedes, millelt lähtudes me praegu vastustame kooseluseadust, kaitsta kõikide inimeste, muuhulgas ka homoseksuaalide põhivabadusi ja õigust elule. Tahaksin veel esile tõsta ka Rahvusringhäälingu juhi härra Margus Allikmaa sõnu, kes vabandas Varro Vooglaiu ja kõikide pereväärtusi austavate televaatajate ees ning põhjendas oma seisukohta järgnevate sõnadega. On ilmselge, et Varro Vooglaiu poeg ei ole avaliku elu tegelane ja tema ründamine meedia kaudu isegi tinglikult ehk vihjeliselt, nagu mainitud loos tehti, on täiesti lubamatu. Samas kõnealuse lõigu jätmine saatesse andis võib-olla tunnistust intervjuu andnud kodaniku meeleheitest ehk sellest, kui teravaks on läinud suhted samasooliste kooselu reguleeriva seadusloome pooldajate ja nende vastaste vahel. Siiski tuleb tunnistada, et saate toimetaja oleks pidanud Varro Vooglaiu poega mainiva lõigu kõrvaldama. Nii ütleb Margus Allikmaa oma vabanduses. Mida ma oskan selle peale öelda? Eelkõige suur tänu, härra Allikmaa. See oli väärikas ja mehine tegu vaadata asjadele silma ja kui midagi valesti on tehtud, siis vabandada. Pean tunnistama, et sellist asja väga tihti tänapäeval just ei näe. Duell jääb teatavasti katki siis, kui satisfikatsioon on saavutatud. Margus Allikmaa vabanduses leidub aga üks punkt, mis teeb murelikuks iga vastutustundliku inimese Eesti Vabariigis.
Allikmaa räägib meeleheitest ja teravatest suhetest kooseluseaduse pooldajate ja vastaste vahel. On igati põhjust peatuda sellel teemal lähemalt. Esiteks tasub märkida, et juba kommentaari alguses mainitud mõtteline hämarik homovastasuse ja kooseluseaduse vastasuse vahel on üldlevinud ja seda mitte ainult ajakirjanike seas. Eesti Päevalehe eelmise nädala laupäeva lisast saime lugeda tunnustatud koreograafi Jüri Naela intervjuud, kus viimane tunnistab avalikult: olen gei ega tea ühtki inimest, kes mind sellepärast vihkaks. Sama avaldusega on esinenud mitmed homoseksuaalid. Eesti Ekspressis kirjutanud Ats Joorits, ajakirjanik Krister Kivi ja paar aastat tagasi kampaanias Erinevus rikastab esinenud dirigent Erki Pehk. Tundub, et homoseksuaalide endi sõnul on Eesti nende sättumuse suhtes igati tolerantne riik. Kohe, kui me siirdume aga puhtalt ideoloogilisele ja maailmavaatelisele tasandile, muutub suhtumine kardinaalselt ja seda mõlemal pool rindejoont. Ühel pool on Eestis elavad inimesed, kellest ligi 60% ei pea homoseksuaalsust normaalseks nähtuseks. Nad ei poolda kooseluseadust ning vastustavad perekonna ja abielu mõistete ümbermääratlemist neomarksistlikest, vasakpoolsetest ideoloogiatest ja sellistest taotlustest. Siin on tegu kaitsepositsiooniga, mis on samas iga kodaniku õigus. Tegu on konservatiivselt meelestatud kodaniku elementaarse reaktsiooniga, mis tavaoludes peaks olema ka iga endast lugupidava riigi juhtkonna positsioon. Mida me väidame? Seda, et perekonna aluseks on mehe ja naise vastastikusel täiendamisel põhinev elukestev abielu ja selle ümbermääratlemine ja seaduslik kõrvutamine teiste võimalike kooseluvormidega on lubamatu. Kas siin on midagi, millest mõni inimene ei saa aru? Kas selles väites sisaldub mõni uus või ootamatu element? Jah, meie praeguse kultuurilise olukorra üks kõige absurdsemaid tahke seisneb selles, et me peame seisma kõige elementaarsemate tõdede kaitsel, nagu tegeleksime mingi ekstravagantsusega. Me peame aru andma väga nõudlikele oponentidele, huvitav küll, miks on perekond ühiskonna alus ja miks abielu peaks olema reserveeritud vaid mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ja miks vaid see liit peaks olema riigi kaitse all? Sama hästi võiks füüsikult igal sammul nõudlikult aru pärida, miks õun oksast irdununa potsatab maapinnale ja ei lenda taeva poole. Aga miks, härra füüsik? Neid inimesi, kes kaitsevad perekonda, nimetatakse vihkajateks, sõimatakse ajakirjanduses ja mõnitatakse nii poliitikute kui vabariigi presidendi poolt. Homoaktivistide pool mõistab hukka suurema osa ühiskonnast puhtalt maailmavaatelis ideoloogilise positsiooni, nimetades seda sellisena vihkamiseks ja sallimatuseks. See ideoloogiline manööver paneb vähemalt mind muretsema. Kui selle kaitsmist, mida on alati peetud pühaks ja puutumatuks, nimetatakse ühtäkki vihakuriteoks, siis oleme tunnistamas antikultuuri ja ideoloogilise diktatuuri võidukäiku. Need haavad, mis sellise ideoloogilise manipulatsiooni läbi ühiskonda lüüakse, on väga tõsised. Sellise hoolimatu suhtumise üle peabki muret tundma. Seda on teinud muuseas riigimehelikult president Arnold Rüütel, kui ta sõnas oma Eesti Päevalehe laupäevalisas kooseluseadust kommenteerides järgmist. Ma ei arva, et eestlased ei ole olnud piisavalt tolerantsed niinimetatud kapist välja tulnud isikute ja paaride vastu. On inimeste endi otsustada, millisele alusele nad oma õnne rajavad. Küll aga paneb tõeliselt järele mõtlema olukord, kus tulevasel ilmakodanikul on näiteks 2 isa või 2 ema. Siin ei saa me rääkida traditsioonilisest peremudelist, mis läbi aastasadade on ennast õigustanud. Ka Eestimaal. Ei saa nõustuda ütlemisega, et see seadus ei võta kelleltki midagi ära, jätkab president Rüütel. Kui 58% Eesti elanikest ei poolda seaduse vastu võtmist, siis peaks see olema meie seadusandjatele väga selge signaal. Kui abielu kõrval seadustatakse paralleelne kooseluvorm, siis see devalveerib kindlasti traditsionaalse abielu staatust.
Intervjuu lõigu lõpus avaldab president Rüütel aga kahetsust, et kooseluseaduse häbitu läbisurumisega on suudetud Eesti ühiskonda lõhestada ja seda ajal, kui kõrgenenud sise- ja välisohu tingimustes oleks vaja, vastupidi, kogu ühiskonda ühendada. Jah, suur tänu, härra president. Need olid riigimehelikud mõtted, milles kajab vastu siiras hool meie maa saatuse vastu ning tuksuv mure tuleviku ees.